Eisma Harbor Shed is a good example of northern countries' architecture. It looks very modern, very contemporary, but it still has some links to the old environment. I mean, old fishermen's houses with black wooden walls. So it's some kind of link between past and today, maybe future. Kui ma esimest korda tulin Eisma sadamasse ja mulle tutvustati siin kunagi olnud, kuid selleks hetkeks täiesti lagunenud kalasadamat, siis üks esimene asi, mis mu tähelepanu köitis, oli üks pisikene viltu vajunud majakene, mille ukse avamise järel sealt seest paistis välja hiigla suur sipelga pesa. See hoone oli üks, mis mind jäi saatma ja mis mulle tundus selle koha vaimu esindavaks. Ja kui nüüd oli teemaks, kuidas teha sadamale abihoone, mis võiks olla samamoodi kalurite ja teiste meresõitjate kasutuses, siis mul ei olnud hetkekski kõhklus sellest pidi saama sipelgakuuri juurdeehitus. Minu jaoks on selline tore vaadata, kuidas inimesed sinu loodud hoone kasutusse võtavad, et ühel hetkel sa plaanid ja kavandad ja mõtled, et noh, siin saavad olema ainult sellised kalameeste võrgud ja pikad kummikud. Ja siis järgmisel hetkel sa avastad, et tegelikult on osutunud otstarbekaks see ruum kasutusele võtta hoopis teises, samamoodi sadamat toetavas funktsioonis. Nagu siis konkreetselt selles ruumis on näha, on sisse seatud selline mõnus magamisase. See hoone on tehtud lihtne. Ta on tehtud viisil, et ta elaks selles kohas koos ajaga, sulanduks loodusesse, ei torkaks iseseisvalt silma ja et teda saaks kasutada erinevateks funktsioonideks. Et minu jaoks arhitektuuris on alati hästi oluline valgus. See, kuidas valgus liigub kas siseruumis või ka välisruumis, kuidas tekivad varjud, milline on varjude rütm, milline on pehme vari, milline on terav vari. Kui me vaatame, siis kõikide nende uste liigutamisega on võimalik muuta siin valguse ja varju mängu, võimalik muuta selle hoone olemust ja sellist tunnetust. I will talk about Sadama Harbor fence, which was something, when you see it, you just smile at first. I think what makes this fence smart and what makes us smile is simplicity and awkwardness in the same time, like structural solution of this fence. Piirata on võimalik alati erinevalt, on võimalik panna siis neid traataedu või metallist. Mul oli nagu tunne, et siin võib olla sellises rannaküla miljöös seda kõike oleks liiga palju ja seetõttu siis inspireerituna sellistest vanadest roigasaedadest ja võib-olla ka vahel mitte nii kõige sirgemini jooksvatest ja ära vajunud piiretest sündis siis see Eisma sadama piirete kontseptsioon. Võib-olla arhitekti elukutsel on üks selline hea omadus on see, et see hõlmab endas väga palju teisi erialasid. Et sa paratamatult pead olema võimeline kaasa rääkima nii tehnilistes küsimustes, kui samas ka nagu erinevates loomingulistes küsimustes. Ja võib-olla isiksusele annab see seda, et ei lähe nii kiiresti igavaks. On inimesi, kes tahavad minna milleski väga sügavuti
Nendest saavad tavaliselt kas teadlased või väga head insenerid. On inimesi, keda huvitab maailm selle mitmepalgelisuses, mitmekesisuses. Ma arvan, et arhitekti elukutse kuulub selle teise hulka.